Suvi on elamuste ja seikluste aeg ja mis oleks mõnusam kui omada ühte isiklikku kaatrit. Siin on neid aluseid väga vingeid, aga mul on veel vingem. Minu oma on. Ei mitte see. Puhas lust oli läbi. Ma kogu aeg mõelnud, mismoodi need asjandused töötavad, nad reaalselt liiguvad ka, aga see on ikka ülimalt äkiline ju. No tegemist on ühe kiirema paadiga, mis sõidab kuskil 80 km tunnis. Palju? 80 km tunnis. Ebanormaalne. Ja see on pigem siis suurte meeste mänguasi, et lastele seda anda julge ja meie oleme siin merevee peal täna, aga üldiselt võiks kasutada seda magavees. Ja nüüd me saame ujuma minna kohe varsti. Keegi täna. Ma keerasin paadi tagurpidi. See polnud üldse plaanis. Päris ausalt on plaanis. Alus on küll tagurpidi, aga näete, drooni abiga liigub ta siia poole. Ei, no tegelikult on ikkagi ta keerab ennast suhteliselt õiepidi, aga praegu lihtsalt juhtus ilmselt mingi karmi mõnetus meil. Nagu ikka, andke minu kätte, Jaanus näitab. Saime koos drooni abiga ta siia kaldasse, ma vette minema ei pea. Jumal tänatud. Aga näitame, kuidas siis ka profid sõidavad. Igati vinge asi ju. Ja nagu näete, siis suviste elamuste üks lahutamatu osa on kindlasti kvaliteetne droon. Sellega saab selliseid ägedaid asju jäädvustada või siis apsakaid, nagu mul siin hetk tagasi juhtus. Mina pole kunagi varem ühtegi drooni lennutanud ja vaadates neid aparaate, siis tõenäoliselt see on ainuke, millega ma võib-olla ka hakkama saan. Sest minu jaoks on tundunud kogu aeg jube keerulised aparaadid ja ka kallid aparaadid. See võib-olla ei olegi kõige lihtsam variant, millega alustada. Sellepärast, et selle drooni puhul on nüüd see, et ta ei hoia kõrgust ise, ta ei hoia kiirust, ta ei hoia mitte midagi. Põhimõtteliselt puldi peal. Kõik pead ise ära tegema. Kõik pead ise ära tegema. Okei, lähme siis selle juurde, millega ma võib-olla hakkama ka saaksin. Millisest ma peaks alustama, kui ma ei ole tõesti varem lendanud ja mul ei ole ka võib-olla vaja sellist ulme profiaparaati? Kui sa tõesti enne ei ole lennanud, sul puudub täielik kokkupuude droonidega, siis on kõige lihtsam variant Tello praeguse seisuga. Ütleme, et ta teeb need kõik asjad ära, mis on siin nii-öelda intelligentsetel droonidel edaspidi olemas. Ehk siis mida teeb? Hoiab kõrgust? Hoiab kõrgust, teeb pilti. Siin on see kaamera tõesti juba sisse ehitatud? Jah, kaamera on sisse ehitatud. Ainuke miinus on tal, et gimbalit ei saa liigutada. Ja siis ma saan, kuhu ma nagu niimoodi suunan või on, siis täpselt nii ta näitab. Aga kvaliteet on selline, et on näha, et mingi kuju või on ikkagi näha, et põhimõtteliselt sa saad ikka aru, ta on 720p ja ta on ikka arvestatav. Äpi kaudu on see nüüd ühendatud? Äpi kaudu. Siit paned kohe Tello, võtad lahti. Ja nüüd siis sellega ma liigun nüüd üles-alla. Jah, põhimõtteliselt kõik liikumine on täpselt samamoodi. Aga kus ta vajutab peale või lükkab üles? Vajutad peale ja siis liigutad näppu natuke. Nii. Põhimõtteliselt ongi samamoodi nagu kõikidel droonidel. Põhimõtteliselt ongi vasak juhtkang on siis üles-alla liikumiseks ja siis ümber oma telje keerlemiseks. Ja kusjuures pean ütlema, ma näen ise ennast siit praegu kaamerast. Ja pilt on tõesti hea. Ja saad aru täitsa, kes on. Ja, väga hästi. Nii, ma tahan nüüd operaatorist pilti teha. Nii, ja siis vajutad siit seda nuppu. Nii, ja operaator on siin purgis nüüd. No tõenäoliselt süües kasvab isu, sellega see on asja selgeks. Need aparaadid, need on juba mingid kõrgem pilotas, on ju? No ütleme jah, need on juba niimoodi, näiteks Mavic Air on selline, mis meeldib reisijatele. Ta teeb samamoodi töö ära, ta teeb 4K pilti, samamoodi videot, aga tema kõige suurem pluss on see, et ta on nii kompaktne lihtsalt. Need aparaadid seal? On siin Mavic 2 Pro, mis siis on juba mõeldud põhimõtteliselt professionaalidele natukene, sest tal on juba tolline sensor, Hasselbladi kaamera. Oota, enne parem siit mingi sai jõudas. Sellest droonist ei muidugi rääkimata, see on nüüd põhimõtteliselt professionaalsel tasemel droon. Ehk siis ta on juba Inspire 2, DJI Inspire 2, tal on all seal X5S kaamera, mis siis põhimõtteliselt saab juba 2 inimesega juhtida ka. 2 inimesega, selles mõttes, et see on nii kõva aparaat, et selle ühest inimest enam ei piisa siis kuidas? Oma kahku äge. Lõpetuseks tagasi lapsepõlve. Miks mul ei olnud sellist puldiga autot? Ema, isa, palun seletage. See on küll äge asi. Millega tegemist? Tegemist on sellised võimsamate puldiautodega, mis meie kaupluses saadaval ja tegelikult neid puldiautosid ostavad eeskätt isad oma lastele, aga tegelikult ikkagi mängivad ise. Võimsamad puldiautod sõidavad kuni 60 kilti tunnis ja nitro omad seal 80 km tunnis. Kui sa räägid, et noored issid tulevad ostad oma võsukestele seda, siis saan täitsa aru. Muidu naine võib-olla ei lubaks osta ju. Aga kui sa ütled, et ma ostan lapsele, siis leebub ka tema süda. Ja siis saab endale koju tuua sellise asja. Äge! Kas pole mitte lahe? Sellega saate küll oma suvesse elamusi, nii et tapab vähemalt mehed naistele. Ka siis äkki droon, millega filmida.